tere! Täna ütleme tere siis lastele ja emadele-isadele ja näitame teile peeglitrenni. Peeglitrenni tehakse lastega samuti logopeediliste harjutuste korral ning see on just see koht, kus õpetame lastele teadlikkust. Nii, esimene vahva harjutus, mis me teile näitame, on õ-tähe saamiseks. Nii, Liisu, teeme keele kausiks. Kausiks, Liisu, kausiks, vaata nii. Tõsta keele ääred ülesse. Aha. Ja kui keel on kausiks, siis tõstame keele hammaste taha. Nii, nüüd teeme suu lahti ja naeratame. Paneme keele otsa ülesse ja paneme näppu ette. Siis keeleots jääb üles, aga keel ei tule suust välja. Nüüd üks vahva harjutus on selliste pulkadega. Harjutame s-tähte, et s-tähte ei oleks s. Nii, paneme keele alla. Pulga peale ja hambaid kokku. Nii, aitan Liisut ka. Jaa, proovime uuesti. Ja naeratus. Kõikide logopeediliste harjutuste juures on naeratus. Et siis pidage meeles, kasutage peegli juures selliseid abivahendeid. Suu lahti ja naeratus, Liisu. Et see ei ole päris Liisu harjutus, aga kindlasti leidub kodus lapsi, kelle harjutus see on. Mis me veel siin peegli ees pidime näitama lastele? Seda või? Vaadake, kui me teeme siukseid harjutusi, nagu keele ots liigub ühele poole ja teisele poole ja üles ja alla, siis peegli juures on väga hea teha seda niiviisi. Ja märgata, et keele ots läheks teravalt ülesse. Proovi, Liisu. Et keel ei jääks niiviisi. Keele ots teravaks, Liisu, ülesse. Voo, nägite, kus on erinevus, kui teha ilma peeglita ja teha peegliga. Ülesse ja alla. Ja tehke keele ots kogu aeg teravaks. Nii, ütleme head aega. Head aega.